Käesoleva aasta juunis ilmus üks väga eriline ja Eestis täiesti unikaalne moeväljaanne. Selle nimi on Lookbook 8. Ja tänase Fibiti moepäeva viimasteks külalisteks on Eesti Kunstiakadeemia moestilistika eriala lõpetanud loodud Lookbook 8 sõpruskond, tiim, kellest täna on siin kohal Ettel Tamm, Johanna Eenmaa ja Ketri Mitt. Tere tulemast! Tere! No, te olete tõeliselt suure asjaga hakkama saanud nagu sõna otseses mõttes. See asi kaalub, kui palju ta kaalub, ta ikka kaalub korralikult? Pole vist kaalunudki või? 1,7 ma kaalusin ära. Palju üks tavaline selline keskmine moeajakiri kaalub kusagil 500-600 grammi? Tead, kui ausalt öelda, polegi kaalunud enne. Aga ma arvan, et see jääb küll kusagil poole kilo kanti. See on ikka selline korralik koora. Mitu lehekülge siin moodi on umbes? 296 on kokku. Kuidas teil tekkis selline idee, mis on väga julge idee? Me oleme täna rääkinud juba ajakirja Mood peatoimetajaga kõigist nendest raskustest, mis käivad kaasas moeajakirjade väljaandmise juures ja siis olete siin teie noored inimesed ja teete midagi, mida mitte keegi pole teinud ja suuremini ja võimsamini ja veel ägedamalt. No ütleme siis niimoodi, et meie seltskonnast Karl Kesklal tuli see idee esimest korda, kui ta oli duši all pesemas. Ja ikka tulevad kõige paremad mõtted, või? Seal tulevadki kõige paremad mõtted ja ega see algus tunduski väga ebarealistlik plaan, aga suure tõuke andis sellele kindlasti see, et Anu Meril oli nõus meid juhendama ja olema meie peatoimetaja ja siis see oli nii-öelda üks samm reaalsusesse. Aga sealt edasi veel teine suur samm reaalsusesse oli, kui me reaalselt leidsime sponsorid endale, kes aitasid meil selle võimalikuks teha. Ma arvan, et see sai nii suur ja mahukas, sellepärast, et meil pole tõrna aimugi, mida me teeme või kuidas see asi käib. Et Karl nõudis selle paberi välja. Ta ütles, et tema tahab seda paberit, seda paksu tummist materjali ja tema nõudis, ta sai ja siis vaatasime, kuidas see üldse välja kukub lõpuks. Ja, et Karlil oli tegelikult üldse väga selles mõttes nagu kindel visioon, et mida ta nagu tahab, et kes on tema eeskujud nagu sellele, et tema oli selline nagu vaimne juht tegelikult kogu sellel projektil. Mis on selle väljaande, selle kataloogi sisu? Ma arvan, et see, et iga see moeseeria räägib oma lugu tegelikult, et need pealkirjad ja need sissejuhatavad tekstid on omavahel seotud, et see on selline inspireeriv kogumik. Mis te arvate? Kindlasti inspireeriv kogumik ja eks me oleme sinna ka üsna palju emotsioone sisse pannud. Näiteks minul on seal üks lugu, et roosters are growing and fringe are crossed, et seal on tegelikult selline nooruse mässumeelsus sees, sest ma tean just, ma tegin seda moeseeriat siis, kui meil oli kõige raskem ja pingelisem periood, et ma muutsin veel viimasel hetkel oma nii-öelda moeseeria teemat, sest et ma ütlesingi Anu Merilale ja oma fotograafi Herki Merilale, et mul on täpselt selline tunne hetkel, nagu ma selle seerias väljendasin ja ka nii-öelda, mis emotsiooni ma modellilt nõudsin. Et see kindlasti oli ka hetkeemotsioon, aga ta on kindlasti kohati ajatu väljaanne või vähemalt tal on pikem eluiga võib-olla kui tavalisel moe nii-öelda ajakirjal või kataloogil, sest me ei ole tegelikult hetketrende kasutanud, kuigi eks seal ikka mõned sees on. No nüüd on 3-4 kuud möödas sellest, kui see väljaanne ilmus. Ilmselt sellele eelnes natukene pikem ettevalmistusprotsess. Mis tunnetega te praegu oma töid vaatate, arvestades seda, et mood muutub nii kiiresti ja sinna ei ole midagi parata, et need emotsioonid muutuvad. Johanna, näiteks, kui sa vaatad oma moeseeriaid, kas sa tunned uhkust või oled sa rahul või vaatad pigem sellise pilguga, et tahaks uuesti teha? Ei, ma olen rahul ja ma sain teha koostööd fotograafidega, kellega ma polnud varem saanud teha. Et selles mõttes on see nagu esimene beebi. Aga stilistiliselt vaatan ikka küll, et no jummel, kuidas ma sükse asja kokku panin. Nagu iga tööga areneb ja nüüd on natuke juba aega vahele jõudnud ka, et vaadata värske pilguga ja saada aru, et
ma olen juba kasvanud ja arenenud rohkem. Minu arust olid küll jumala ägedad komplektid, päriselt. Aga mina enda omasid vaatan küll praegu, et oleks võinud veits rohkem hullu panna, et veits ikka igavaks jäi. Ma nüüd vaatan, et jah, olen aus. Minu arvates kasv ja areng sellel maastikul toimub väga kiiresti, et see võib isegi juba, ma ei tea, nädal aega või muutuda või teine variant, su enda maitse võib ka väga kiiresti muutuda, sest kindlasti stilistidel ei saa olla nii-öelda ainult üks stiil või üks maitse, sest et vastavalt ka moetrendidele, mis nagu muutub, kogu aeg muutub, ütleme siis niimoodi, et mina võib-olla vaatan juba tagasi, et kui ma praegu teeks ma teistmoodi. Tihtipeale ju, kui sa nii-öelda võtteplatsil lähed, ega paljud ideed sünnivad just ka seal, et see võib-olla isegi ei olnud nagu enne selle peale mõelnud, tulebki õhust. No moestilistide tööpõld on tegelikult üsna lai, stilist on ju vaja nii laval esinejatele, alustades muusikutest, lõpetades näitlejatega, filmide juurde, muusikavideote juurde, kõikidele ajakirjadele, kuulsustele, kõikidele on vaja seda riidealast nõustamist nii-öelda. Kui te nüüd saaksite valida ainult ühe töö, mida te veel tulevikus teete, keda te stiliseeriksite või mida? No, kuna see on nüüd üks küsimus ajakirjast ka, siis mul on nii-öelda 2 man crush'i, et üks on Johnny Depp ja teine Prince Harry. Võiksin olla nende nii-öelda ihustilist igapäevaselt, kogu aeg. Miks? Miks? No, kindlasti ütleme, et Prince Harry on kindlasti väga hea valik, sellepärast, et ma nägin ühte filmi Briti kuninglikust õukonnast ja sain teada, et nad vahetavad ligi vähemalt 5 korda päevas riideid, et tööd oleks kindlasti mul väga palju ja kindlasti mul oleks ka väga head ressursid, mida kasutada. Et ma usun, et seal just nii-öelda finantsilist piirangut väga ei oleks, kuigi etiketi osas oleks väga hea väljakutse ja keeruline. Ja ma kujutan ette, et ma peaksin ennast väga täpselt kurssi viima Briti õukonna etiketiga. Nii et sina eelistaksid pigem seda laadi tööd, kus on võimalikult palju selliseid juhendeid ette antud ja raame ja sulle meeldib sellest kinni pidada versus siis see, et nagu kolleeg ütles, hullu panna rohkem? Ei, kindlasti ei saa öelda, et meeldivad raamid, aga lihtsalt ma peaksin ennast, kui ma oleksin Prince Harry isiklik stilist, siis ma kindlasti peaks nende etiketireeglite ennast väga täpselt kurssi viima, sest ega seal ei ole ühtegi ruumi eksimuseks. Kogu meedia üle maailma jälgib seda ja kui midagi kuskil valesti läheb, eks see nii-öelda, ma ei tea, ongi kivi minu kapsaaeda. Ja ma usun, et ka karjäärile ei oleks päris suur põnts. Prince Harry on väga huvitav valik, kuulan järgmisi. Mina valiks kindlasti rockstari teed, sooviks väga rockstari stiliseerida. Ideaalis tegelikult meesest ammu juba lahkunud inimest Jim Morrisoni, sest väga südamelähedane kuidagi minule üldse tema muusika ja et jah, rockstarid laiemas plaanis, aga täpsemalt siis Jim Morrison. Tal oli selline üsna äratuntav stiil, kuidas sina teda riietaksid? Kuidagi teistmoodi või lähtuksid sellest, ma jätaksin seda samas nii-öelda joones, aga kindlasti lihaksin midagi oma poolt juurde küll, aga midagi sellest samas, sest see on nagu nii mugav, samas äratuntav, eriline ja äge. Mina jääksin ikkagi inimese mõttes anonüümseks ja jääksin sinna mängumaailma ehk siis moeseeriate juurde. Nüüd, kui te olete juba kogenud seda oma tulevast ametit ja sellega kaasas käivaid erinevaid nüansse, siis mis on moestilisti töö juures need kõige suuremad väljakutsed ja mis on need boonused, mille pärast seda ikka tasub teha? Ma arvan, et väljakutse on kõige suurem see, et alati võib-olla mõjuda värskena, et sa ei taha mõjuda nagu igavana ja nagu etteaimatavana. Ma arvan, et see on üks nagu väljakutse, et sa pead mõtlema, et kuidas olla seekord eriline või midagi nagu teistmoodi. Ja boonuseks on, ma arvan, et ongi see nagu see rahulolu, et sa saad, see täiesti tehtud. Et see nagu sõltuvust tekitab.
ma usun, et me kuuleme teist veel palju. Suured tänud teile, Ethel Tamm, Johanna Eenmaa ja Ketri Mitt. Aitäh teile! Aitäh. Aitäh.